Tšau, barbekassad! Käsk on varem kui meie, ehk siis mul kästi teha kana ja kana ma tegema hakkan. Me oleme siin saadetes proovinud Kosmos Q kana seda vedelikku, mis on niisugune hea klassika, kindlalt töötab, kõik on vägev. Siis me proovisime Malcolm Reedi oma, mis on selline nii-öelda ürdisem ja paha sõnaga vanaemasem, ehk siis niisugune kodusem. Ja nüüd on siis kord käes Meatshirtsi mehe, ehk siis Matti Bird Baptismi käes ja proovime selle ka ära, vaatame, mis maitsega siis tuleb. Selle jaoks on mul terve kana täna ja enne kui ma kana hakkan tegema, peame ikkagi tegema selle vedeliku valmis, et ta jõuaks natukene maitsestuda. Selle jaoks on sul vaja teha segu. Võtta see baptism, vaata värvi ka, päris kena on tegelikult. Ma näen siin pipratükke ja kõike jutte. Võtta, mis siin sees on. Vürtsid, kõlab hästi. Siit on vaja võtta siis Ameerika mõõdustikus või mis iganes mõõdustiks on, 1 kapp. Olles seda varem teinud, siis 1 kapp on umbes nii palju. Tšauks siia sisse. Võtame kohe, mis juhend ütleb. Pool gallonit vett. Palju on pool gallonit? 2 liitrit umbes. Selle jaoks on meil vaja siis 2 liitrit vett. Ja see 2 liitrit ongi umbes selline kogus, et saan ilusti ära uputada oma kana või kanad. Vaatame kohe, mis juhtuma hakkab siin. Väga. Kui siin midagi ära viskame, need on puhas raha kõik, mis siit alles on. Nii, nüüd jube hea on, kui sul on vispel, mul ei ole, see ühte kohta maha, aga ei tundu mingit maitset. Soolane gramm, vürtsidega, soolane vürtsidega, aga nüüd terve kana. Ma ei tahtnud teha nii-öelda tervena seda kana. See on ja kui sul on kanakäärid, siis sa juba võidad, seepärast et mul ei ole käepärast, need on ka ühes kohas jäid sinna maha. Kõigepealt lõikan välja selgroo, nüüd tuleb maadusklubi, sest ma teen seda noaga. Aga õnneks on mul hea terav paare nuga. Nii, ma surun teda laiali ja keeran siit poolt ette, lõikan teise poole selgroost ära. Vähemalt plaanisin seda teha. Ei viska ära, jube hea supikogu. Nii, ja nüüd panen siit täpselt, kui ta laiali on, vaat siit 2 rinnafilee vahelt ilusti saad minna ja lõigata endale 2 kana poolt. Aga ka see ei ole veel kõik. Seepärast nüüd võtame väiksema noa ja teeme siin sees suur puhastuse. Sellepärast, et seda rasva me ei taha. Siis kõik need ribid lõikame siit ka välja. Siis siin on veel see kont, teisele poole suurem osa. Need võtame ka välja. Ja see jookseb siis siia tiiva alla täpselt. Nii. Saan siit. Okei, teeme nii, et pärast viisakam ka siis, ehk siis noaga.
ma selle kodus teen näpuga muidu seda tööd, aga olgu peale. Nii. Jälle vähe raskem kahurivägi. Ja siis on siuke see, siin on see kolmnurk luu nii-öelda, selle otsa prooviks ka kätte saada. Nii, katsun siit igalt poolt veel läbi, et ei jäänud midagi sisse. On juhtunud, siis on kole lugu, kui suhu topid selle endale pärast. Aga puhas. See on, kui lased mind noaga liha ligi, siis lõigatakse kõik maha, midagi süüa pole pärast. Et liiga kaua mind ei tohi lasta noaga liha ligi olla. Nii, ja teine pool ja kordame siis põhimõtteliselt sama operatsiooni. Ribid välja, keskmine osa välja ja siis ülevalt see kolmnurk luu. Nüüd tagasi see viimase segamise siin juures puru väga ei ole, need pipratükid ujuvad siin ja siis niimoodi, et oot midagi teeb põhja küljeks siin. Ma võin öelda ühe triki. Seda saab kõige paremini teha niimoodi, et selle sisse võid muidugi rohkem aega võtma. Ehk siis teed selle segu valmis, paned potti õrnale tulele, keema ei lase, aga õrnale tulele soojaks ja siis seguneb kõige paremini. Siis pead muidugi pärast uuesti maha jahutama, sest et kana läheb külma vette. Nüüd uputame need ära. Üleni peab vee all olema, siis on kõik hästi. Ja nüüd kell käima, sellepärast et 4 tunniks lähevad siia. Aga ma näitan ühe vana aja võistlusnipi veel nüüd, mis selle kana uputamisega kaasas käib. Oota 1 sekund. Siin on vana aja võistlustrikk. Ehk siis pane jää siia vee sisse. Siis gaas peale ja 4 tunni pärast näeme, sest siis hakkame tegema asja. Kusjuures sa võid, 3 tunni peal hakkan ma juba ahju sooja panema ja ahju panema sooja 150 kraadi peale. Plaadid vahel. Kanale väga suitsu ei anta. Täna võiks panna natukene, hästi natukene paneme suitsu. Natukene, 1 klotsi. 4 tundi läinud nagu niuhti. Meil siin on alati kõik läheb joostes ja mängides, ehk siis ei saagi aru, kui see juba möödas on. Võtame oma kanaputsiku lahti, siis kui sul on võimalik voolava vee all seda teha, siis on eriti hea, aga kui ei ole, siis võtad vett ja paned ta voolama. Ehk siis see kraam tuleb siit natukene maha pesta, mingid suuremaid tükki, mida näed noki ära, et siin on näha, midagi on külge jäänud, ei hullu. Ja siis kallame ta veest tühjaks ja tahaks välja väänata, aga ei tee seda. Sellepärast, et meil on vaja panna siia pisut paberit. Ja siis me kuivatame ta veel ära igate pidi. Loodad, et paber siia külge ei jää. Vast ei jää. Ja sain puhtalt kätte. Nii. Siin on veel mingi ujula meil. Nii. Teine ka. Oli ja rapsiõli. Me läheme suurel temperatuuril lihtsalt. Alguses natuke väiksemal, pärast suuremal. Siis
proovime teha sellega. Ehk siis Holy Grail lemon pepper võiks sobida naturaalse kana maitsega. No vähe ei pane. Suur kanatükk, milleks vähe panna. Hopladi. Ära unusta kunagi, tiivale tuleb kaenla alla ka panna. Ja siis alles teisele poole. Näed, sa ise enda vastu läksin ma. Nüüd me paneme need täpselt niimoodi ahju. Paneme neile rinnafileesse sisse sondi. Jääme ootama circa 70 kraadi. Siis keerame kellad põhja ja viskame need teist pidi, kuni käes on 75 kraadi ja siis need ongi valmis. Nüüd tuleb maagiline käsi ja avab mulle sealt luugi. Võta need sondid siit pealt ära praegu. Ja selle tiiva paned siia üles peitu lihtsalt. Siis on kõik hästi. Päris tuline andur, ma peaks ütlema. Nii, nüüd küpsevad. Rind on siin. Panen teise ka, kuna meil on 2 Inkbirdiga tegu. Tada! Väike õunasuits, väike õunasuits. Nii, kana on jõudnud 70 kraadini, selleks kulus 50 minutit, natuke vähem 45. Ja seda siis pausile kõigepealt siit tinku. Hea lõhn on üleval, suitsu tuli, värv on hea, kõik on hea. Ja me oleme siin 70 all täpselt. Vaatame, kas see on reis on vähe ees, mis on okei. Nüüd võtame selle välja. Teeme pöörde. Alt näeb eriti popp välja juba. Mida me enne tegelikult ei teinud ka, nagu, mis on vale, on see, et tegelikult peab fileed panema tahapoole, seal on soem, siis nad küpsevad rutem. Ja paneme siia sondid sisse tagasi ja küpsetame nad circa 75-6 kraadini ja vaatame, et reies ka oleks korralik temp sees. Et nüüd kõige lisaks krutin tembi ahjus 180-ni. Kui kasutad Inkbirdi, siis tuleb selleks ülevalt tava natukene rohkem lahti teha. Ja nüüd tuleb tähelepanelik olla, sellepärast, et see käib kähku. Ja möödas see hetk ongi, sellepärast, et 1-2, aga ainult 1 on jõudnud sellesse kohta, kus ta on meil siin 77 ja 74 osad jämedamatest kohtadest. Aga see siin on siit servast veel pisut alla. Ehk siis sellega peame ootama, aga sellega saame teha ära esimese operatsiooni. Teiselt poolt meil välja näeb. Krõbe. Fooliumi peale. Siis Heath-Ralesi tängi vinegar. Kurri, mul on tunne, et ma olen teinud seda retsepti, aga see on ülemvaimu väljamõeldis. Tervitused Tartusse. Et see kõik toimib koos jume hästi ja on väga maitse pärast, et ma pean seda täna saama süüa. Muidu suren. Ja nüüd paneme ta puhkama, sellepärast, et tead sa mis? Ma räägin sulle hea loo praegu. Kui sul ei ole kodus munavärki, sul ei ole üldse aedagi, kus seda kõike teha, sul on ainult praeahi kuskil, siis sellest ei ole midagi. Võtad kas selle või tavalise Holy Graili, teed kanakintsud sellega endal praeahjus ära,
siis võtad poti, viskad need kanakintsud sinna, kallad sellega üle, lased pool tundi seista ja need on parimad kanakintsud, mis sa sealt praeahjust välja oled võtnud. Tõesti supergramm. Ja järgmine hetk on ka teine valmis saanud. Teie jaoks seal ekraani taga käib see kõik nagu ludinal. Et näete, siin on ka ilusti juba temp sees. Kõik tundub rohkem kui ohutu. Ja siin on juba trikk on selles, kui sul on rinnafilee valmis, siis tõenäosus, et kintsud ja koivad on valmis, on väga suur. Kuna ma tegin enne puhastustööd, siis kana lõikamine on imelihtne. Ja selle tüki eemaldame ka siit. See on see üks tükk, mis seal vähe rabeles. Ja siis on meil rind. Ilus on. Ja noa all tundub väga hea. Aga teeme natuurmorti ka. Ühesõnaga, valmis sai. Kaks varianti siis. Mõlemad on sama maitseainega, mõlemad on sama leotisega, ehk siis selle pöördbaptismiga Meat Churchi poolt. 4 tundi olid. Jätsin ühe ilma kastmeta selleks, et me saaks võimalikult naturaalse maitse kätte kõige kriitilisemast kohast. Ehk siis rinnafilee. Ma arvan, et seda julgeb veel kasutada. Kindlasti. Päris mahlane on, võiks öelda. Ei no, maitse on ka olemas. Ja. Küpsetatud on ka väga hästi. See on hea asi. On küll. Aga nüüd proovime kastmega. Ehk siis klassika nimega Holy Grailiga või Holy Grailiga kana ja siis lihtsalt lased pärast teatud ühe maitseainega üle või ühe kastmega üle ehk siis tängi vinegariga. Et siis peaks tulema Nonii. Babah. Kaamera, vaata sinna korra. Vaata. Nii, vaata nüüd tagasi, vaata tagasi. Tsiteerides klassikuid, paha maitset pole üldsegi tunda. Ei ole. Aga ta on hea. Ja. Ta on väga hea. Mul on tunne, et selles üks vahe, kuna ma olen proovinud neid teisi ka, neid kanaleotisi. Ja ma võin öelda sulle seda, et siin on ainuke, kus on vähekene vurtsu tunda. Mingi õrn kuumus nagu on taustal. Tume liha. Midagi öelda. Ülihea asi on kokku tehtud. On. Lihtne kana, 8 euri ja sellega söödab pere vabalt ära, kui just sinu poeg seal peres ei ole. Ja siis luuleks 2 kana veel juurde osta. Kui kasvav korvpallur, siis unustage ära, et tuleb paar tükki juurde võtta. Ja. Aga need kõik mahuvad sinna samasse likku, ärge muretsege. Tule järgmine nädal tagasi, sest siis on uus retsept ja loodetavasti saame jälle klassikut tsiteerida. Tšau! Tšau!